Tere hommikust, hea televaataja, sa vaatad Võidustuudio saadet, on neljapäeva hommik ning mina olen Sten Talive ning TV3 on ikkagi see kanal, kus sa minuga koos igal hommikul ärkad ning nüüd räägin sulle üle tänase mängu reeglid. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910 20 maksab 2 eurot. Kõne hind võetakse arvesse ka siis, kui sind stuudiosse ei valita. Ja pea meeles, et siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane ning Võidustuudiosse valitakse kõik mängijad juhuslikult, ehk siis kõik kõned automaatselt siia otseliinile ei pääse. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et just nimelt sind siia kaasa mängima valitakse. Ning meie esimene mäng on nüüd teie ees. Leia Eesti linn täpselt 1 A-tähega, ehk siis mängureegel väga lihtne. Kui selles Eestimaa linna nimes on A-täht, siis tegemist on praeguses mänguvoorus õige vastusega. Milline linn on see, mis sulle kohe pähe tuleb? Milles on ainult 1 A-täht? Tuletan meelde, et 1 A-täht peab seal olema, ehk siis 2 ning 3 A-tähte on selles mänguvoorus natukene liiga palju. Ning 10 eurot on tänase mängu esimeseks auhinnafondiks. Sina võid olla minu tänase Võidustuudio võidukas esimene võitja. Kuidas tundub? Milline linn on see, mis sisaldab A-tähte ning mis võiks siia tahvlile esimesena jõuda? Tee oma panused mulle siia helistades numbril 910 ja 20. Milline Eestimaa linn on see, milles on A-täht linna nime tähes ning mis ei ole ei küla, alev, vald ega saar, vaid Eestimaa linn? Võib-olla sina elad mõnes sellises linnas, kus on täpselt 1 täht linna nimes või oled sa käinud mõnes sellises linnas hiljuti või elavad sinu mõned sõbrad või sugulased sellises linnas, kus on A-täht linna nime sees. Sinul on nüüd võimalik siit endale esimene auhinnafond kaasa haarata. 10 eurot on esimese mängu auhinnafondiks. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tere hommikust, Karina olen. Tere hommikust, Karina. No paku mulle see 1 Eestimaa linn, kus on täpselt 1 A-täht. Tartu. No Tartu sobiks ju meile siia mänguvooru täiesti hästi, sellepärast et Tartus just nimelt 1 A-täht on. Palju õnne, Karina. 10 eurot on sinu omaks saanud. Tartu on esimene linna nimi, mis siia tahvlile jõudis. Suurepärane töö. Milliseid linnanimesid on aga veel, mis siin Eestimaal leidub, kus on vaid 1 A-täht linna nimes? Neid linnasid on tegelikult päris palju, ma arvan, neid on isegi peaaegu 10 tükki vähemalt, kus see 1 A-täht linna nimes sisaldub. Tuletan aga meelde, et 1 A-täht peab olema linna nimes, seega 2 ega 3 A-tähega linna nimesid, siis 3 ega 2 A-tähega linna nimesid me praegu ei otsi, ehk siis linna nimes võib kokku olla 1 A-täht. 2 ja 3 oleks selles linna nimes, aga praeguses mänguvoorus natukene liiga palju. Milline on aga see linna nimi, mis on nimetamata ning milles on täpselt 1 A-täht? Milline see linna nimi on? Tartu on siin kõlanud, aga neid linnanimesid on veel. Kas sina võid olla minu tänase Võidustuudio järgmine õnnelik võitja? Ütle mulle see Eestimaa linna nimi, kus on täpselt ei rohkem ega vähem kui 1 A-täht linna nimes. Milline linna nimi on veel nimetamata, kus on täpselt 1 A-täht linna nimes? Tartu, see ei ole ju tõesti ainukene linn, kus see 1 A-täht on. Neid linnu on ju veel. Ning mõelge, neid linnanimesid on üle Eesti igas Eestimaa nurgas. Millise linna nime ma saan siia järgmisena kirjutada? Millise? Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Mina olen Epp.
Tartust ja pakun välja Paide. Nii, Epp Tartust pakkus välja Paide, mis on täiesti õige vastus. Palju õnne, Epp, sulle sinna Tartusse, sest 10 eurot sai sinu omaks. Paide oli täiesti õige vastus selles mänguvoorus. Paide ja Tartu on siia ilusti sobinud, sellepärast et need on Eestimaa linnanimed, kus on täpselt vaid üks A-täht. Just selliseid linnanimesid me praeguses mänguvoorus otsime. Paide ja Tartu aga ei ole ainsad linnanimed, kus on vaid üks A-täht. Usun, et neid Eestimaa linnanimesid on veel, kas mitte pole. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tere, Helena siin. Ja Helena, pakku mulle üks Eesti linna nimi, kus on täpselt üks A-täht linna nimes. Pakun Keila. Keila sobib samuti suurepäraselt, sellepärast et siin on üks A-täht. Palju õnne, Helena, 10 eurot on saanud sinu omaks. Täna on meil juba 3 võitjat siin täna hommikuses võidustuudios olnud. Suurepärane tulemus, te olete väga aktiivselt kaasa mänginud. Tartu, Paide ning Keila on nimetatud. Tuletan aga meelde, et selles mänguvoorus saan mina välja jagada auhinnaraha vaid üks kord iga linnanime eest. Ehk siis neid linnanimesid enam siia helistades mõtet nimetada ei ole, kuna nende eest enam ühtegi auhinnaraha välja minna ei saa. Küll aga Eestimaal leidub neid linnu veelgi. Võin sulle vihjaks öelda, kus on vaid üks A-täht linnanimes. Millised linnanimed on sellised, mis ei ole veel siia tahvlile jõudnud? Hallo, kellega ma räägin? Markus. Ja Markus, pakku mulle Eestimaa linna nime täpselt ühe A-tähega. Rakvere, vaatame, kas see võiks meile sobida. Rakvere sobib siia ka suurepäraselt, sest et täpselt üks A-täht Rakveres on. Palju õnne, Markus, 10 eurot sai sinu omaks. Nüüd aga läheme mänguga mõnevõrra huvitavamaks, ehk siis 2 A-tähega peab see Eestimaa linn olema, ehk siis 2 A-tähte peab selles linna nimes olema ning 20 eurot on praeguse mängu auhinna fondiks. Tuletan aga meelde, et nüüd vaid ühest A-tähest ei piisa, vaid peab olema selles Eestimaa linna nimes siis ei rohkem ega vähem kui täpselt 2 A-tähte. Ehk siis tähendab see seda, et ühe A-tähega, kui linna nimes on vaid üks A-täht, siis seda on natukene liiga vähe ning kui on 3 A-tähte, siis seda on natukene liiga palju, ehk siis täpselt 2 A-tähte peab kokku selles Eestimaa linna nimes olema, mida mina selles mänguvoorus sinult kuulda tahan. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tervist, Anti olen. No Anti, pakku mulle Eesti linna nimi, kus on täpselt 2 A-tähte. Hiiumaa. Aga 2 A-tähte või? 2 A-tähte, Hiiumaa on saar. Nüüd on linna vaja. Ja. Oodate kohe, mõtlen. Mõtleme. Haapsalu. Aga seal on 3 A-tähte. Seal on natukene pahasti sellega, Anti, et seal oli 3 A-tähte. 2 oleks pidanud täpselt olema. Hea pakkumine, aga kahjuks sellesse mänguvooru ei sobi. Tuletan meelde, et peab olema Eestimaa linn, milles on täpselt 2 A-tähte linna nimes, ehk siis 3 oleks juba praegu liiga palju, 1 on liiga vähe. Tartu, Paide, Keila, Rakvere on nimetatud ja need kõlasid mänguvooru ajal, kui me otsisime ühte A-tähte sisaldavat Eestimaa linna. Nüüd on vaja leida Eestimaa linn, kus on täpselt 2 A-tähte. Meil kõlas üks vale vastus ja ma võin selle siia kirjutada ja selleks oli Haapsalu. Haapsalu siia linna nimede mänguvooru ei sobinud, sellepärast et Haapsalus olid 3 A-tähte ning otsime praegu linna nime, kus on 2 A-tähte. Ei rohkem ega vähem kui 2 A-tähte. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust! Tere hommikust, Aivo olen. No Aivo, paku mulle linna nimi täpselt 2 A-tähega.
Tapa. No kuule, Aivo, sul on täna õnne, sest et Tapa on täiesti õige vastus ja 20 eurot siit sinu omaks sai. Tapa sobis suurepäraselt siia mänguvooru. 2 A-tähte linna nimes, 20 eurot läks siit võidufondina välja. Üks vale vastus on tänases mänguvoorus kõlanud. Nüüd aga läheme huvitavaks, sellepärast et 100 eurot on auhinna rahaks, aga vaata nüüd siia, hea televaataja. 4 A-tähte peab olema selles linna nimes, ei rohkem ega vähem kui 4 A-tähte. Auhinnafond loomulikult ka magusam 100 eurot, ent tegelikult nüüd läks mäng päris rohkem väljakutset pakkuvamaks. Või kuidas tundub? Tahtsin sulle ka vahepeal hea televaataja rääkida ka meie mängu reeglitest. Nimelt iga kõne siia stuudiosse numbril 91020 maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse mängima ei valita. Siin kaasa mängimiseks pead sa olema vähemalt 18 aastane, ehk siis lapsed meile helistada ei tohi. Võidu stuudiosse valitakse kõik mängijad juhuslikult, ehk siis iga kõne automaatselt siia otseliinile ei pääse. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et just nimelt sind valitakse ühe õnnelikuna välja nende arvukate helistajate seast juhuslikult, kes siia stuudiosse minuga mängima pääseb. Ning kui nüüd veel soovid täpsemalt tutvuda mängureeglite ning juhistega, siis saad seda teha siin ekraanil. Helista kohe, kirja all on väikselt mustas need reeglid välja toodud või meie kodulehel www.voidustuudio.ee. Nüüd aga tagasi meie tänase esimese mänguvooru juurde. Mis tähendab seda, et on vaja leida Eestimaa linn, kus on täpselt 4 A-tähte linna nimes. Külad, alevid, saared ning vallad jätame mängust välja ja Eestimaa linna otsime täpselt 4 A-tähte on selles linna nimes. Millise Eesti linna nimega on tegemist? Kas tegemist on suurema või väiksema Eesti linnaga? Mõtle nüüd, sinul on võimalik seda enda jaoks seal kodus juba lahti mõelda, tehes endale märkmeid, avades Eesti kaardi, mis iganes sind hea televaataja aitab selle mängu lahendamisel. Kuidas oleks 150 eurot auhinna raha? €150 eurot sellele ühele õnnelikule kaasamängijale, kes arvab ära Eestimaa linna, milles on täpselt 4 A-tähte. Tuletan aga meelde, et mängureeglid näevad ette seda, et seal peab olema täpselt see arv neid A-tähti, mida mina siit olen palunud, ehk siis 4 A-tähte peab täpselt seal olema, 3 A-tähte ja 2 ning 1 A-tähte on liiga vähe selles mänguvoorus. Ent selle mänguvooru teeb kindlasti raskemaks see, hea televaataja, et tegemist on vaid ühe Eestimaa linnaga, ehk siis üks Eestimaa linn on vaid selline, kus on täpselt 4 A-tähte, ei rohkem ega vähem. Terava silmaga, hea geograafilise taibuga televaataja on selle kindlasti juba enda jaoks ära arvanud ning sinna märkmikusse ka üles kirjutanud. Kuidas oleks 180 euroga? 180 eurot sellele tublile televaatajale, sulle hea televaataja, kes oled targa ja avara teadmisega. Kui sa oled aga arvanud selle vastuse juba praegu seal kodus ära, siis ürita siia liinile pääseda, sest et juhuslikult valitakse mängijad Võidu stuudiosse. Helista mulle numbril 91020 ning ehk oled just sina see õnnelik, kes siia kaasa mängima valitakse. Nii võib tõesti olla, seega tee nüüd häält ning anna oma vastusest ka mulle teada. Milline on see Eestimaa linna nimi, milles on täpselt vaid 4 A-tähte, ei rohkem ega vähem, ja tuletan meelde, et vaid üks Eestimaa linn on selline, kus on 4 A-tähte, seega tegemist on kahtlemata väljakutset pakkuva mänguga siia tänasesse hommikusse. Vihjana võin sulle selle öelda, hea televaataja, et
linn koosneb 2 nimeosast. Kas ma saaksin siia äkki ühe vihje teleekraanile meie headele televaatajatele? Ohoo, ilmus siia vihje. Ja nagu te näete, siis sidekriipsuga on see linna nimi eraldatud, ehk siis sellel on 2 osa. Üks siin ja teine siin. 200 eurot auhinnarahaks selle mängu lahendamise eest. Millise linna nimega on tegemist? Mõtle nüüd, neid linnanimesid ei ole eriti palju, kus on 2 nimeosa. Kohtla-Järve see olla ei saa, sest Kohtla-Järves on vaid 1 A-täht. Ent Kohtla-Järve ja see linnanimi, mida me praegu otsime, on selle võrra sarnased, et nad koosnevad mõlemad 2 linna nime osast. Mõne aasta eest oli see linn, mida me otsime praegu soome-ugri kultuuri pealinn. 250 eurot auhinnaraha selle mängu lahendamise eest. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Milline on see Eestimaa linn, mida mina otsin? 2 linnanime osast koosneb ning selles on ei rohkem ega vähem kui 4 A-tähte. Et natukene siia stuudiosse sellist sügisest põnevust lisada, annan sulle ka sellise vihje, hea televaataja, et esimest korda mainiti seda linna 1504. aastal. Millise Eestimaa linnaga on tegemist, mis koosneb 2 linnanime osast, kus on ei rohkem ega vähem kui 4 A-tähte. Millise linnaga on tegemist ning 250 eurot on praeguse mängu auhinna fondiks. Või siiski suurendame auhinnaraha 300 euroni. Aga nüüd teen su elu natuke lihtsamaks ning paljastame mõlema linna nime esimesed tähed. Mõlema linna nime poole esimesed tähed. Siia ekraanile peaks need mõne hetke pärast ilmuma. Kas see võiks teha sinu kaasamängimist lihtsamaks äkki? Nagu sa näed, siis esimene linna nime pool algab A-tähega ja teine linna nime pool P-tähega. Ning nad on eraldatud teineteisest sidekriipsuga, ent tegemist on ühe Eestimaa linnaga. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Vahepeal tuletan sulle hea televaataja meelde ka seda, et võidustuudios kaasa mängimiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse ei valita. Ning võidustuudiosse pääsevad mängima juhuslikud televaatajad ning helistajad, ehk siis iga kõne automaatselt siia otseliinile ei pääse. Küll aga mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus osutuda valituks nende juhuslike õnnelike helistajate seast, kes siia kaasa mängima valitakse ning õige vastuse korral liinile pääsedes ootab sind siit see auhinnasumma, milleks praegu on juba ei rohkem ega vähem kui 300 eurot. Kuulsid õigesti? Selles linna nimes on kokku 11 tähte. Ta oli mõne aasta eest soome-ugri kultuuri pealinn ning esimest korda mainiti seda linna 1504. aastal. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Ja loomulikult siis ei rohkem ega vähem kui 4 A-tähte sisaldub selles linna nimes kokku. Mina olen siin tänasel hommikul olnud päris unine, aga praegu ma tunnen, et ma hakkan vaikselt ärkama. Ma usun, et ka sina seal sügisesel hommikul koos minuga vaikselt ärkad ja selliseid mõtlema panevaid mänge minuga kaasa mängid, sest mis oleks sellele päevale veelgi parem algus, kui A, natuke kaasa mõelda ja ennast käima saada ning B, kui head õnne on siis ka siit mõne auhinna fondiga nädalat jätkata. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? A-ga algab linna nime esimene pool ning B-ga linna nime teine pool.
ning linn on eraldatud sidekriipsuga teineteisest. Kohtla-Järve siia praegu ei sobi, sellepärast et Kohtla-Järve esimesteks linnanime tähtedeks on K ja J ning Kohtla-Järves on vaid üks A-täht. Küll aga on siin üks Eestimaa linnanimi, mis on oma kujult sarnane Kohtla-Järvega selle poolest, et on eraldatud sidekriipsuga, aga see linnanimi, mida mina otsin, sisaldab 4 A-tähte. A-ga algab linnanime esimene pool ning P-ga linnanime teine pool. Ning linna staatuse omistas see koht alles 1993. aastal. Enne seda oli tegemist aleviga. Kuidas oleks 350 euroga? 350 eurot selle linnanime eest, milles on täpselt 4 A-tähte, ei rohkem ega vähem. Võta hetk ning mõtle. Võta hetk ning mõtle. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? 4 A-tähte linnanimes koosneb 2 linnanime osast. A-ga algab linnanime esimene pool, P-ga linnanime teine pool. 4 A-tähte kokku. Esimest korda mainiti seda linna 1504. aastal. Mõne aasta eest oli see tegelikult ka soome-ugri kultuuri pealinnaks ning linna staatus omistas see koht alles 93. aastal. Enne seda oli ta tuntud alevina. Kuidas oleks 400 eurot selle linna nime ja mängu lahendamise eest? Sina võid olla minu tänase selle mänguvooru 6. võitja. Kuidas tundub see? Võidukas 6. Ja selle linna lähedal asub ka selle sama linna nimeline mõis. Mõtle nüüd, hea televaataja, kui see Eesti kaarti pole endale ette veel võtnud, siis kiire otsing või surfamine sel teemal, et milliseid mõisasid üldse Eesti riigis leidub. Ma arvan, et ka see võib aidata sind lähemale selle mängu lahendamisele. 400 eurot on aga auhinnafondiks ühele tublile kaasamängijale, kellel on teravad silmad ning laialdased geograafilised teadmised. Kas me saaksime äkki ka mõned vihjed veel siia ekraanile? Mõned veel, näiteks mõned tähed. Ja paljastusid mõlema linna nime viimased tähed, ehk siis A-ga linnanimi algab, esimene linnanime pool lõpeb A-tähega, P-ga algab teine linnanime pool ning lõpeb A-tähega. 3 A-tähte. 3 A-tähte on paljastunud, 1 A-täht peab kuskil veel peidus olema. Sest et 4 A-tähte täpselt selles Eestimaa linna nimes on. Ja 400 eurot praeguse mängu lahendamise eest. Millise linna nimega on tegemist, hea televaataja? Millise linna nimega on tegemist?
tegemist on ühe linnaga Lõuna-Eestis. Antud linna mainiti esimest korda 1504. aastal ning mõne aasta eest oli tegemist soome-ugri kultuuri pealinnaga. 1993. aastal omistas see linn endale linna staatuse, sest et enne seda oli antud koht tuntud alevina. A-ga linna nimi algab. Ta koosneb kahest nimeosast. Esimene linna nimeosa lõpeb A-tähega, teine linna nimeosa algab P-tähega, ent lõpeb samuti A-tähega. 3 A-tähte on paljastunud sellest linna nimest, vaid 1 A-täht peab siin kuskil veel peidus olema, sest et täpselt 4 A-tähte on antud linna nimes ning tegemist on ainsa Eesti linna nimega, kus on 4 A-tähte. 400 eurot on praeguse mänguvooru viimaseks pakkumiseks. Rohkem need auhinnafondid selles mänguvoorus ei suurene, samuti ei saa ma anda sulle rohkem vihjeid selle linna nime kohta, seega nüüd on aeg teha enda panused, helistades mulle siia 910 20 numbril. Peaga meeles seda, head televaatajad, iga kõne maksab siia stuudiosse 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui siin stuudiosse kaasa mängima ei valita. Siin kaasa mängimiseks pead sa olema täisealine ehk siis vähemalt 18-aastane. Lapsed võidustuudiosse helistada ei tohi. Ning mis kõige tähtsam, võidustuudiosse valitakse mängijad juhuslikult. Kõik kõned automaatselt siia otseliinile mängima ei pääse, küll aga mida rohkem sa siia helistad. Suurendad sa enda võimalust sedavõrd olla see üks õnnelik, kes siia juhuslikest helistajatest välja valitakse. Ja kui sa soovid tutvuda mängureeglite ning juhistega täpsemalt, siis sellega jaoks on meil tehtud ka sinule koduleht www.voidustuudio.ee. Tutvu kindlasti kõigi mängureeglite ning juhistega enne siin kaasa mängimist, see on väga-väga oluline, hea televaataja. Reeglid jooksevad ka siin ekraanil. Helista kohe numbri all vaikselt ja mustalt. Küll aga saad nendega suuremalt ja täpsemalt tutvuda www.voidustuudio.ee kodulehel. Milline Eestimaa linn on see, mida meie praegu otsime, mis on täpselt 4 A-tähega? 3 A-d on paljastunud. Linna nime esimene pool algab A-ga ning linna nime esimene pool lõpeb A-tähega. Linna nime teine pool algab P-tähega, ent samuti lõpeb A-tähega. Kuskil on veel see 1 A-täht peidus, kus kohas see on ning mis on selle linna nimeks täies mahus. Milline on see vastus, mis siia mänguvooru sobib? Otsime ühte väike linna Lõuna-Eestis ning sina võid, hea televaataja, olla minu tänase mänguvooru võidukas 6. võitja. Nii on. Ning kui kõlab õige vastus, saan ka mina selle siia tahvlile kirjutada. On aeg teha enda panus, helistades mulle 910 20 numbril. Ehk oled just sina see üks õnnelik, kes siia liinile nüüd pääseb kaasa mängima ning saab mulle oma vastuse teatavaks teha. Kuidas tundub, see oleks ju mõnus algus siia neljapäeva minna siit koju ei rohkem ega vähem kui 400 euroga. Sina võid olla minu tänase võidustuudio selle mänguvooru 6. võitja. Antud linnas on ka motoklubi ning tervise- ja spordikeskus. Esimest korda mainiti seda linna, mida me otsime aastal 1504. Linnaõigused omistas see kohta ka 93. aastal. Ning mõne aasta eest oli tegemist soome-ugri kultuuri pealinnaga. Millise Eestimaa linnaga on tegemist? A-ga algab linna nime esimene pool ning linna nime esimene pool ka lõpeb A-ga. Teine linna nime pool algab P-tähega, ent lõpeb samuti A-tähega. Millise Eestimaa linnaga tegemist? Millise Eestimaa linnaga on tegemist?
mõtle nüüd. Milline on see Eestimaa linn? Äkki sina elad selles Eestimaa linnas või elavad sinu mõned sõbrad ja sugulased just nimelt selles Eestimaa linnas või oled sa käinud sellises toredas väikeses Lõuna-Eesti linnas, mida me praegu just siin mänguvoorus otsime? Millise Eestimaa linnaga on tegemist? Sina võid olla minu tänase linna mänguvooru 6. võitja. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust. Tere, mina olen Jaan Haapsalust. No tere, Jaan Haapsalust. Paku mulle, millise linna nimega on tegemist? Mina elasin kunagi selle linna lähedal, kui ma elasin Karksi-Luias. Ja see on Abjapaluoja. Abjapaluoja, täiesti õige vastus. Abjapaluoja. Kuidas sa, Jaan, ennast tunned? Kuidas ma tunnen või? Mul ega ma eriti ehmatavalt hästi ja halvasti ei tunne, sellepärast, et see on ju minu jaoks niisugune linn, mille lähedal ma olen seda kogu aeg teadnud. Ja suurepärane, aga palju õnne. Palju õnne ja aitäh sulle kaasa mängimast. Tubli ja tore, et sa oma teadmisi meiega jagasid. Nüüd aga läheme hea televaataja edasi hoopis teistsuguste mängudega ning selle abimehe, milleks on tahvel, pidin ma kõrvale jätma. 20 eurot aga selle mänguvooru esimeseks auhinnafondiks ning hakkame otsima ühte erinevat pilti. Kõikidele Võidustuudio aktiivsetele kaasamängijatele juba väga tuttav mäng. Ja tuttavad on ka ilmselt reeglid, aga räägin need siiski üle, et üks tähe ning numbrikombinatsioon peab kõlama selles mänguvoorus, mis paljastab meile pildi, mis on teistest erinev. 20 eurot on selle mängu esimeseks auhinnafondiks. Ma vaatan samuti, milline on see pilt. Oho, leidsin mina juba ülesse. Mina aga siin sulle midagi ette öelda ei saa. Tuletan aga sulle vahepeal meelde, hea televaataja, seda, et iga kõne siia stuudiosse numbril 910-20 maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse ei valita. Siin kaasa mängimiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane ning Võidustuudiosse valitakse kõik helistajad ning mängijad juhuslikult. Ehk siis mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on võimalus, et sina saad olla üks nendest õnnelikest, kes siia stuudiosse ühendatakse ning minuga saab seda mängu kaasa mängida. Tutvu mängureeglite ning juhistega täpsemalt ka www.voidustuudio.ee kodulehel. 20 eurot. Millisesse Eestimaa nurka läheb see esimene 20 eurot? Millisesse? Selle mängu lahendamise eest. Numbrid 1-5, tähed A-T-ni. Selles mänguvoorus sa mulle hea televaataja midagi põhjendama ei pea. Piisab vaid sellest, kui sa ütled mulle tähe ning numbri kombinatsiooni, mis vastab selles mänguvoorus sellele ruudule, milles on pilt, mis on teistest erinev. 25 pilti ekraanil. 24 nendest on täiesti identsed, vaid üks on teistest erinev. Hallo, kellega ma räägin? Tervist, Rainer. No tervist, Rainer. Ütle mulle see tähe ning numbri kombinatsioon. Lavassaare. Siis otsin tähe ja numbri kombinatsiooni. Linnamängust oleme juba edasi liikunud. Vaata, mis sul seal ekraanil toimub. Linn 4A-ga. Ei ole enam seda mängu sinu ees. Võib olla väike viivitus. Meil on juba järgmine mäng peal. No telekast otsa igal juhul ei tule seda. No on see tõesti nii? Okay. Ohoh. Ei tulnud siit. Õige vastus oleks olnud C3. C3 ja olime juba järgmise mängu juures. Sellele härral oli aga kahjuks eelmine mäng veel selle teleka ekraanil. Võib olla siin väike viivitus, ent tõesti hoia ennast nüüd ikka kursis ja vaata, mis sul seal ekraanil parasjagu toimub. Ohoh, Zebra. Zebra on meie ees. Milline üks pilt on teistest erinev?
Milline üks pilt on teistest erinev? Mängureegel väga lihtne, üks tähe ning numbri kombinatsioon peab siia helistades kõlama, mis paljastab meile selle ühe pildi, mis on siin nendest 25 pildist teistest erinev. Kakskümmend 5 pilti on ekraanil, numbrid ikka 1-5, tähed ikka A-st E-ni. Ma annan sulle 30 eurot. Hea televaataja, selle mängu lahendamise eest, ent siia helistades peab kõlama ilma põhjendusteta üks tähe ning numbri kombinatsioon ning on väga oluline, et sa teeksid endale juba kodus märkmeid enne, kui sa siia helistad ning jälgiksid aktiivselt seda, mis seal ekraanil parasjagu toimub. Millise Eesti nurgaga on tegemist, kuhu läheb see järgmine võit? 30 eurot sellele tublile terava silmaga televaatajale, kes arvab mulle ära siit nendest 25 pildist selle ühe pildi, mis on teistest erinev. Põhjendusi ütlema ei pea, piisab vaid ühest tähe ning numbri kombinatsioonist. Milline zebra on teistest erinev? Üks numbri ja tähe kombinatsioon. Hallo, kellega ma räägin? Tere hommikust. Ehtel olen. Nii, ja kuulan sind. Ja see zebra on C5. Kas C5 võiks olla õige vastus? Vaatame, kas C5 ja täiesti õige vastus hettel. Palju õnne, 30 eurot on sinu omaks saanud. Aitäh sulle kaasa mängimast. Aitäh sulle kaasa mängimast. See mänguvoor saigi edukalt lahendatud. Oho, lennukid on meie ees. Kokku on 16 pilti, 15 on täiesti identsed, vaid üks on teistest erinev. Mille poolest see üks pilt on teistest erinev? Seda sa mulle põhjendama ei pea, piisab vaid sellest ühest tähe ning numbri kombinatsioonist. Numbrid A-st D-ni, numbrid 1-4 ja tähed A-st D-ni. Milline on sinu täna hommikune meeleolu seal teisel pool ekraani? Mina olen siin vaikselt koos sinuga üles ärganud ning tunnen, et vaatamata sellele, et selja taga on selline päris udune ilm, siis täitsa tore meeleolu on mul täna siin stuudios. Siin on mõnus ja soe, käes on neljapäev, mis tähendab seda, et vaid üks pisikene päev enne nädalavahetust ongi meil jäänud koos mööda saata ning nädala selgroog, nagu öeldakse, on juba murtud. Milline tähe ja numbri kombinatsioon vastab aga selles mänguvoorus praegu sellele ühele pildile, mis on teistest erinev? Põhjendama midagi ei pea, piisab sellest ühest tähe ning numbri kombinatsioonist. Helista siia numbril 91020 ning tee oma vastus mulle teatavaks. Tuletan meelde, et juhuslikult pääsevad siia otse stuudiosse helistajad mängima, seega iga kõne siia stuudiosse automaatselt ei pääse. Mida rohkem sa siia ka helistad numbril 91020, seda suurem on võimalus, et sind siia õnneliku juhuslikuna mängima valitakse. Hallo, kellega ma räägin? Tere, mina olen Jaana. Tere, Jaana. No paku mulle see tähe ning numbri kombinatsioon. B3. Ja B3, Jaana, vaatame, kas sul on õigus. Täiesti õige vastus, Jaana. Palju õnne, 30 eurot on sinu omaks saanud. Suur aitäh sulle kaasa mängimast. Väga tubli töö, suurepärane tulemus. Te olete täna hommikul eriti ärkvel ning eriti teravate silmadega.
Kas nüüd tuleb aga meie ette midagi liikuvat? Mina arvan küll, et see nii on. No nii, mul on alati õigus, sellepärast, et kuidagi olen sellesse rütmi juba siia sisse läinud, et 100 eurot aga selle mängu lahendamise eest. $50 kappavat hobust, ent nüüd on mäng läinud mõnevõrra keerukamaks, sest hobused ka liiguvad nende ruutude sees. Vaata nüüd, 3 erinevat pilti pead sa siit 3 tähe ning numbri kombinatsioonina mulle nimetama, sest et 3 pilti on need, mis on tänases mänguvoorus selle mänguvooru täis vastuseks ning lahenduseks. 1 ega 2 pildist enam ei piisa. Tuletan sulle aga hea televaataja meelde ka meie mängureegleid, mis ütlevad seda, et siia helistamiseks pead sa olema vähemalt 18-aastane. Alaealised meile võidustuudiosse helistada ei tohi. Iga kõne siia stuudiosse 910-20 numbril maksab 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse kaasa mängima ei valita. Ja võidustuudiosse valitakse alati mängijad juhuslikult, ehk siis mida rohkem sa siia helistad, seda suurem on sinu võimalus pääseda ühe õnnelikuna juhuslikult siia liinile. Sest just nimelt juhuslikult siia mängijad valitakse. Seega, kui sa neid reegleid ja juhiseid tead ning oled ka lugenud nende kohta lisa leheküljel www.voidustuudio.ee, siis siia helistada sa võid ja lausa julgustan sind seda tegema. Ja 200 eurot on tänase mängu auhinna rahaks, kui sa nimetad mulle 3 erinevat pilti ilma põhjendusteta, ehk siis 3 tähe ning numbri kombinatsiooni peab kõlama, millised 3 pilti nendest 50 pildist on teistest erinevad. Tähe ning numbri kombinatsioon, mis vastab sellele erinevale ruudule ning 200 eurot 3 erineva pildi nimetamise eest sinu omaks saada võib. Või läheme äkki natukene ausamaks ja teeme nii, et 3 erinevat pilti on 300 eurot. Sa võid oma mõttes mõelda, et iga erinev pilt on justkui 100 eurot. Aga auhinnafondi siin tükkideks jagada ei saa, mis tähendab seda, et 300 euro kaasa viimiseks pead sa nimetama mulle 3 tähe ning numbri kombinatsiooni, mille sa siit kokku paned ning mis vastavad nendele 3 pildile, mis on teistest erinevad. Ning proovige jälgida tähelepanelikult, sest just väikestes detailides võib siin olla vastus peidus. Võib-olla mõne hobuse liikumise suund on erinev, võib-olla mõnele hobusele midagi juurde lisatud või midagi talt ära võetud. Kõik vastuse variandid on siin võimalikud. Mina olen igatahes 1 erineva pildi vähemalt leidnud, äkki leian ka teise. Olen leidnud 2 erinevat pilti. See number, see täht ja see number ning see täht. Aga nüüd on... Aga tead, isegi kui ma oleksin sinu nahas, hea televaataja, siis 2 erineva pildi eest siit praegu ühtegi rahasummat koju viia ei saa. Ning mina siit ühtegi rahasummat kunagi võita ei saa. Ja suurendasime võidufondi 400 euroni. Olgu see mäng siis juba edukas ja võidukate auhinnafondidega. Kes on meiega liitunud alles nüüd, siis mängureeglid jooksevad ka siin helista kohe ja numbrikasti all väiksed ning mustas kirjas. Suuremalt ning täpsemalt saad mängureeglite ning juhistega tutvuda www.voidustuudio.ee kodulehel. Millised 3 pilti on teistest erinevad? 450 eurot. Paneme aga auhinna rahale rõõmsalt seda kütet juurde, nagu öeldakse.
milline on see Eestimaa nurk, kuhu täna see võidusumma, milleks praegu on 450 eurot, välja võib minna. Sina saad siit selle 450 euroga koju minna, hea televaataja. Eelmise mänguvooru suur võit, milleks oli 400 eurot, läks Haapsallu. Millisesse Eestimaa nurka läheb praegu see tänane järgmine auhinna raha? Tuletan meelde, et praeguses mänguvoorus on aktsepteeritavaks vastuseks 3 tähe- ning numbrikombinatsiooni, mis annavad meile kätte siin need 3 pilti, mis on teistest erinevad. Suurendan auhinna raha aga veelgi 500 euroni. Ühtegi põhjendust sa mulle siia helistades ütlema ei pea, piisab vaid sellest 3 tähe- ning numbrikombinatsioonist, mis paljastavad meile 3 pilti, mis on teistest erinevad. Tähed on meil siin täna A-st E-ni, numbrid 1-10, ehk siis kokku on ekraanil 50 liikuvat pilti. 47 on nendest täiesti identsed, 3 on teistest erinevad. Vaadake seda mängu hoolikalt ning püüdke kindlasti teha märkmeid, seega siia liinile pääsedes saate neid vastuseid mulle juba ette öelda. Kuidas oleks aga sellega, kui anname sulle veel 2 võimalust võita, ehk siis 1 erineva pildi eest 50 eurot, 2 erineva pildi eest 100 eurot. Ning kui sa tahad olla see eriti edukas, terava silmaga võidukas televaataja, siis 3 erineva pildi eest saad sa siit kaasa võtta 500 eurot. Nii on. Midagi teha ei ole. 3 võiduvarianti. Nüüd on vaid 1 küsimus jäänud minus vastuseta. Millisesse Eestimaa nurka see rahasumma läheb ning milline rahasumma siit täna läheb? Kas selleks on 3 erineva pildi eest 500 eurot, 2 erineva pildi eest 100 eurot või 1 erineva pildi eest 50 eurot? Tuletan meelde, et vastusena aktsepteerime selles mänguvoorus siis 1, 2 või 3 tähe- ning numbrikombinatsiooni, ehk siis põhjendama midagi ei pea. Tähed on siin A-st E-ni, numbrid 1-10. Pane nendest tähtedest ning numbritest kokku 3 tähe- ning numbrikombinatsiooni ning sa võid võita 500 eurot. Kui sa leiad 2 tähe- ning numbrikombinatsiooni, 100 eurot ning 1 erineva pildi eest 50 eurot. Mõtle sellele, et võib-olla oled sa seal juba praegu neid märkmeid selle mänguvooru ajal teinud ning kui tõesti seda 3 erinevat pilti ei leia, siis ka 1 erineva pildi eest on võimalik siit 50 euroga koju minna. $500 eurot on aga väga suureks võidufondiks. Mida sina selle 500 euroga teeksid? Mina siit aga ühtegi auhinnafondi kunagi kaasa võtta ei saa, seega saan ainult tunnistada. Sina saad seda ka teha, hea televaataja. Pea aga meeles, hea televaataja, seda, et iga võidustuudio mängija on valitud siia saatesse juhuslikult, ehk siis kõik kõned automaatselt otseliinile ei pääse. Küll aga, kui sa siia aga helistad korduvalt, on sul võimalik olla nende õnnelike seas, kes siia liinile kaasa mängima valitakse. 1 pildi eest 100 eurot, 2 pildi eest 200 eurot, 3 pildi eest 500 eurot. Siin kaasa mängimiseks pead sa olema 18-aastane, alaealised meile helistada ei tohi.
ning iga kõne stuudiosse numbril 910 20 maksab sinu jaoks 2 eurot. Kõne hind arvestatakse ka siis, kui sind stuudiosse mängima ei valita. Pea seda meeles, tegu on tasulise numbriga. Ning just nimelt nagu sa ennem kuulsid, siis juhuslikult valitakse siia mängijad, ehk siis kõik kõned automaatselt otseliinile ei pääse. Küll aga sina võid olla nende õnnelike juhuslike seas, kes just nimelt siia pääseb, kui sa siia korduvalt helistad. Ning sul on seda õnne täna hommikul, seega ära heida meelt. Mängu täpsemate reeglite ning juhistega saad sa tutvuda ka www.voidustuudio.ee kodulehel. Milline võidusumma siit täna koju läheb kellelegi, kas ühe erineva pildi eest 100 eurot, 2 erineva pildi eest 200 eurot või 3 erineva pildi eest 500 eurot? Ja tuletan meelde, et tänase mänguvooru vastusena aksepteerime 1, 2 või 3 tähe ning numbrikombinatsiooni. Ühtegi põhjendust sa mulle selles mänguvoorus ütlema ei pea. Kui sina oled aga üks nendest televaatajatest, kes on juba need õiged vastused leidnud, on selleks siis 3, 2 või 1 erinevat pilti. Jaga meie ka oma vastuseid ka siia helistades numbril 910 20, sest et saade võib igal hetkel lõppeda ning varsti on see lõpp juba üsna käega katsutav. Seega nüüd on veel võimalik siin kaasa mängida, sest senikaua kuni olen siin mina, kuni siin on see 500 eurot kirjutatud ning see mänguvoor siin sinu ees aktiivne on, tähendab seda, et kõik panused on võimalik veel siia stuudiosse teha. Minu viimane pakkumine aga ühe erineva pildi eest 150 eurot, 2 erineva pildi eest 300 eurot ning 3 erineva pildi eest 500 eurot. Mõtle selle peale, hea televaataja, et kui tõesti on nüüd juhtunud selline olukord, et oled otsinud terava silmaga, aga kõiki 3 pilti pole leidnud, siis ka 2 ning 1 erineva pildi eest saad sa siit rahasummaga koju minna. 1 erinev pilt 150 eurot, 2 erinevat pilti 300 eurot ning 3 erinevat pilti 500 eurot. Tegu minu tänaste mänguvoorude viimaste pakkumistega, sest et see mänguvoor tuleb nüüd edukalt ära lõpetada. Milliste hobustega on tegemist, milliste ruutudega, kus on sees see 1, 2 või 3 erinevat pilti. Tuletan meelde, et kõiki ruute peab vaatama eraldi ning 1 erinev pilt on 1 ruudu sees. Ehk siis 1 ruudu sees 2 erinevat pilti olla ei saa. Nüüd on aga aeg anda sulle märku, hea televaataja, et saade on lõppemas. Saate lõpp, nagu ilmus ka siia ekraanile, mis tähendab seda, et nüüd on aeg teha enda panused. Sest mõne hetke pärast
võib see saade läbi saada ja saabki. Iga hea asi saab kord otsa, nagu juba öeldakse, seega kahjuks ka meie võidustuudio hommikune saade hakkab lõppema seega. Küll aga veel olen mina siin ning siin on võidusumma ning mäng aktiivselt sinu ees, mis tähendab seda, et mänguvoor on aktiivne. On võimalik teha enda panuseid. Helista nüüd siia numbril 910 20 ning ehk oled sina just see üks õnnelik juhuslik, kes arvukate helistajate seas siia stuudiosse mängima valitakse. Kui sul on seda õnne, siis otseliinile pääsedes nimeta mulle enda vastus, milleks on 1, 2 või 3 tähe ning numbrikombinatsiooni, mis paljastavad meile need ruudud, kus on sees see pilt, mis on teistest erinev või pildid. Millisesse Eestimaa lõppnurka täna see minu tänane võidustuudio viimane võit, suur 500 eurot või natuke väiksem 300 eurot või tilluke 150 eurot läheb. Sina saad seda otsustada. Sõltub sinust, mitut erinevat pilti sina mulle nimetada suudad, hea televaataja. Sina võid olla minu tänase võidustuudio õnnelik, võidukas, viimane võitja. €500 on jäänud ära jagamata. Samuti ka 300 ning 150, vaid üks võitja saab selles tänases võidustuudios olla ning üks auhinnafond siit saab koju minna ühe õnneliku võitjaga. Kõik summad on tegelikult päris suured, nii 150, 300 kui 500 eurot. Mida sina selle ühe võidusummaga nendest kolmest teeksid? Vali minu number 910 20 ning tee oma panus, sest saade on lõppemas. Midagi teha pole, saate lõpp, ehk siis nüüd on aeg teha enda pakkumine. Mina olen 2 erinevat pilti siit juba üles leidnud, aga 300 eurot, hohoho, mina seda endaga kaasa viia ei saa, sest ühtegi auhinna raha mina siit kunagi kaasa ei võta. Millised on sinu vastus või vastused? Hallo, kellega ma räägin? Tere, olen Kaie Saaremaalt. No tere, Kaie. Mitut pilti sa oskad mulle nimetada? Oskan nimetada 3. Kuulan sind. Ja, nii, A6. Ja. E4. Ja. D9. Vaatame, kas A6, E4 ning... Ja D9. Ja vaatame veel. Ja A6, E4 ning D9. Täiesti õige vastus. Palju õnne sulle. 500 eurot on saanud sinu omaks. Oi. Aitäh sulle kaasa mängimast. Ilusat päeva sulle. Ja. Näeme kell 2 päevalt TV6. Mina Sten Talive. Aitäh sulle kaasa mängimast. Võidukate kohtumisteni.